Tere siis minu poolt ka. Ja minu jaoks pisut natuke harjumatu teema võib olla nende jaoks, kes mind teavad ja kes teavad, millega ma tavaliselt tegelen. Ja see eesti keele küsimus, et miks just eesti keelt kõnelevate inimeste antibiootikumide tarbimisharjumused, see on lihtsalt sellepärast, et meie ankeet oli eesti keeles ja me ei hakanud seda ju tõlkima. Nii et siis sellepärast. Aga väga tore. Minu kaastöötajad olid Helen Udras ja Mattis Vider ja see on tehtud siis ühe lõputöö põhjal, see ettekanne. Ja töö eesmärk oligi meil selgitada eesti keelt kõnelevate inimeste antibiootikumide tarbimisharjumusi ja põhjuseks või õigemini, kuidas see teema koorus, oli pigem see, et tudeng oli väga huvitatud bakteritest. Ta tahtis uurida näiteks, et kui palju on erinevaid baktereid ja sealhulgas ka antibiootikumi resistentseid näiteks bussides. Ja sealt edasi me hakkasime rääkima antibiootikumi resistentsusest. Ja sealt edasi, arvestades ka võimalusi, mis meil koolil on ja arvestades seda, kui palju tudengid tervisekaitsespetsialisti õppekaval mikrobioloogiaga kokku puutuvad, otsustasime, et tegelikult tuleks kõigepealt selgeks teha, mida inimesed üldse antibiootikumidest teavad ja sealt edasi juba vaadata, et miks on neid antibiootikumi resistentseid baktereid meie ümber nii palju. Nii et siis meie keskendusime pigem siis antibiootikumide tarbimisharjumustele. Ja uuring viidi läbi Connect uuringukeskkonnas eelmisel aastal umbes samal ajal, ehk siis novembrist jaanuarini, oli veebipõhine ankeet. Kuna me küsisime igasuguseid huvitavaid küsimusi inimeste käest, siis küsisime igaks juhuks ka eetikakomitee luba. Ja kokku vastas meile umbes 503 inimest, aga miks me võtsime sealt ainult 498, oli sellepärast, et mõned vastajad võib-olla ei sattunud sinna õigesse vastuse kategooriasse. Üks huvitav näide on see, et me praaksime välja kellegi, kes ütles, et on 5-aastane. Ja siis 105-aastase ka. Ma ei tea, võib-olla see on diskrimineerimine, aga olid mõned vastused, mille me võtsime siis ka välja. Umbes pooled olid antibiootikumia kasutanud rohkem kui 5 korda elu jooksul ja umbes 1/4 oli siis kasutanud kuni 5 korda elu jooksul. Ja viimase aasta jooksul olid siis vastanutest natuke vähem kui pool ehk 205 inimest kasutanud siis kokku 482 korral, et siin võib arvata, et mõnedel inimestel oli päris mitu antibiootikumi kuuri kasutusel. Oli ka neid vastajaid, kes ei ole mitte kunagi antibiootikume kasutanud, ehk siis suht vähe küll, aga 7 ikkagi olid. Ja küsisime ka, et millistel põhjustel antibiootikume kasutati. Enamik vastasid antud valikvastuste hulgast ja meil oli seal pakutud erinevad põletike vormid, et näiteks siis oli meil kuseteede põletik, kurgupõletik, kopsupõletik. Me ei hakanud seda nagu täpsustama, et mis see täpselt võis olla, kuna me eeldasime, et vastavad ikkagi inimesed nii-öelda tänavalt, et nad ei pruugi teada täpset diagnoosi. Aga vastuste hulgas oli ka näiteks nohu. Isegi 2,8% vastanutest vastas nohu, 4,3 vastased gripp, 2,4 vastased külmetus. Siin ei ole meil muidugi praegu välja toodud, et mis põhjusel nad just nohu, gripi ja külmetusega antibiootikume kasutasid, et võimalik, et kaasuvate sümptomite või kaasuvate haiguste ärahoidmiseks ei oska öelda, aga et siis sellised vastused ka olid. Ja kokku saime siis 24 erinevat vastuse varianti või vastuse kategooriat. Päris diagnoosiks võib-olla on seda natukene liiga täpne öelda, et need olid ikkagi vastuse variandid. Ja millegipärast naised tarvitavad rohkem antibiootikume kui mehed, oluliselt. Ja enam naisi on tarvitanud ka sagedamini, ehk siis rohkem kui 5 korda elu jooksul võrreldes meestega. Ei oska sellele põhjust tuua või leida. Ja millegipärast tervishoiualase haridusega inimesed on tarbinud hoopiski vähem antibiootikume kui teised. Samas kõrgharidusega inimesed on tarbinud sagedamini kui teised. Nii et siis sellised huvitavad tulemused meil. Aga vanus ja sissetulek, mida me ise arvasime, et on äkki ka mingisugused faktorid, et nende puhul siis erinevate vanusegruppidega sissetuleku gruppide vahel erinevusi ei tulnud.
Ja enamik vastanutest on saanud siis antibiootikumid ikkagi tänu arsti retseptile, aga on teisi huvitavaid allikaid ka. Ehk siis paljudel on jäänud eelmisest ravikoorist alles, neid oli päris palju. Osad on saanud antibiootikume retseptita apteegist ja jällegi siin kahjuks me ei tea põhjust või me ei tea, kas ta üldse mõtles antibiootikume. On saanud retseptita välismaalt ja päris paljud, umbes 500 inimese kohta ikkagi päris paljud, 2,4% on saanud pereliikmetelt või tuttavatelt antibiootikume. 23,3% vastanutest ei ostnud antibiootikume välja ja ei tarvitanud neid siis vastavalt arsti ettekirjutusele, aga siin oli ka põhjuseid palju. Päris paljud vastasid seda, et haigus möödus. Päris paljud vastasid seda, et kirjutati antibiootikumid välja igaks juhuks. Aga oli terve hulk neid, kahjuks ma praegu protsenti ei oska välja tuua, kes ütlesid, et arst kirjutab liiga kergekäeliselt antibiootikume välja ja ma sellepärast ei võtnud. Oli ka selliseid vastuseid, kus öeldi, et ma kasutasin mingit alternatiivset varianti ja üldse ma vihkan igasuguseid antibiootikume ja selliseid alternatiivseid asju oli ka. Me arvasime alguses, et võib-olla näiteks raha mõjutab antibiootikumide väljaostmist, ehk siis mõned on päris kallid, aga selliseid vastuse variante, et ma jätsin antibiootikumi välja ostmata sellepärast, et mul polnud raha, oli üks. Nii et üks siiski oli ja siis mõned kirjutasid päris ausalt, et nad unustasid lihtsalt ära selle. Väga palju kirjutatakse antibiootikume välja ilma, et perearst oleks haiget näinud. Et siin on umbes 24,3%. Arvestage sellega, et see uuring tehti eelmisel aastal, siis kui meil ei olnud veel Covidit, eks ju. Et praegu on see ilmselt, see protsent on tõenäoliselt suurem, et arst kirjutab välja. Ja naised on millegipärast saanud palju sagedamini retsepti ilma, et oleks näinud arsti. Ja 29,9 ehk umbes vähem kui kolmandikul vastajatest pole mitte kunagi elu jooksul tehtud proovi selleks, et haigustekitajat määrata. Me küsisime lihtsalt seda nagu üldiselt, et kas teil on kunagi võetud proov, mitte nagu iga kord. Ehk siis nendel polnud kunagi vähemalt või nad tõenäoliselt ei mäletanud seda. Ja neid inimesi, kes olid antibiootikumide kasutamise vastu ja ka vaktsineerimise vastu, oli meil valimis tegelikult väga vähe. Nii et see seos, mis me võime välja tuua, et need, kes olid antibiootikumide kasutamise vastu, olid sagedamini ka vaktsineerimise vastu, see seos ei ole, ta küll võib näida, et väga tugev seos, aga kuna neid oli väga vähe, et siis ma praegu mingit sellist väga paikapanevat järeldust selle kohta ei teeks. Aga lihtsalt ütleme niimoodi, et meie väheste tulemuste põhjal niimoodi tuli välja. Ja siin on nüüd mõned sellised tulemused veel, et küsisime, et kas te olete kuulnud sellistest mõistetest ja enamik oli kuulnud erinevatest mõistetest siin, ehk siis teadsid üht-teist, aga me ainult küsisime, et kas te olete kuulnud, me ei küsinud selles küsimuses seda, et kas te teate, mida see tähendab. Kas te olete kuulnud? Nii et siit ma läheksin hea meelega edasi. Ja nüüd on siis küsimused, et millised järgnevatest väidetest on tõesed ja see number on siis vastajate hulk, mitte protsent. Ja siin tuleb küll välja tuua, et näiteks 251 vastajat, mis on ju 500 pool, arvasid, et keha muutub resistentseks antibiootikumide suhtes. Nii et see on nagu üks suur probleem. Osa arvasid, et antibiootikumi resistentsus Eestis suureks probleemiks ei ole, et pigem on teistes riikides. Aga enamik siiski said aru, et see on nagu igaühe probleem, et puudutab kõiki inimesi ja vastajat ennast ja tema perekonda. Ja siin nüüd ülejäänusid vastused võite ise lugeda, ilma et ma kõik ette loeks, eks ju. Ja siin on veel mõned tulemused. Teen alati antibiootikumi ravi lõpuni, isegi kui tunnen end paremini. Enamik õnneks siiski nõustub, aga 9,2% ei nõustu ja 6,6% ei tea. Ehk siis me võime eeldada, et nemad siis tõenäoliselt mingisugustel juhtudel ei tee antibiootikumi ravi lõpuni.
Paljudel on kodus hädaolukorra jaoks antibiootikumid, mis tuli ka tegelikult eelmisest vastusest välja siit eeltpoolt tulemustest, et mul on juba kodus olemas, eks ju, igaks juhuks. Ja antibiootikumide säilivusaega vaatab siiski enamik, aga osad ei tea sellest ka tõenäoliselt midagi. Nii et võib-olla need antibiootikumid, mis teil kodus olemas on juba 10 aastat vanad. Ja siis me ei tea üldse, kas nad toimivad. Ja kui ma hakkan neid igaks juhuks võtma, et siis tulemused võivad olla siis problemaatilised. Veel mõningad tulemused. Siin on jällegi see, et viiksin tähelepanu sellele, et antibiootikumid on efektiivsed bakterite vastu. Enamik siiski vastas jah. Antibiootikumid on efektiivsed viiruste vastu. 14,3% vastasid jah. Ehk siis arvasid, et ka selle vastu. Antibiootikumid on efektiivsed seente vastu, et siin need vastused jagunesid suhteliselt, no ütleme siis võrdselt, eks ju, et paljud arvasid, et on ja paljud arvasid, et ei ole ja rohkesti oli neid, kes ütlesid ausalt, et ei tea. Antibiootikumid mõjuvad ka headele mikroobidele, enamik teadis. Antibiootikute tarbetu kasutamine võib põhjustada bakterite resistentsust. Kui nüüd seda küsimust sedamoodi esitada, siis enamik siiski teadsid, eks ju. Ja antibiootikumide tarbimisel ei ole kõrvalmõjusid. Mõned arvasid, et ei ole, aga ainult mõned. Ja nüüd on see, et kas antibiootikumi resistentsus tekib bakteril või inimesel, et siin on küll selline asi, et kui sedapidi küsida, et siis enamik teadis, et tekib bakteril, aga väga paljud arvasid, et antibiootikumi resistentsus tekib inimesel. Ehk siis, et kui nüüd teie tulevikus inimesena antibiootikume võtate, et siis nad ei toimi teiega, mitte selle haigusega, mis teil on. Ja siis mõned sellised järeldused. Et saime siis teada, et naised võtavad sagedamini ja mehed võtavad harvemini ja naised saavad sagedamini ilma retseptita või ilma arsti nägemata retsepti kätte. Ja et sagedasemad diagnoosid nii-öelda on siis kuseteede põletik, kurgupõletik, kopsupõletik. Olen pannud järeldustesse küll selle julge asja nende mõnede inimeste põhjal, et vaktsiinivastase suhtumisega inimesed on sagedamini antibiootikumi tarbimise vastu. See vajaks oluliselt täpsemat uuringut ja oluliselt suuremat valimit nende suhtes. Ja eelkõige on siis puudujääk antibiootikumi resistentsuse olemuse mõistmise osas. Ma mõtlesin just praegu seda, et kas antibiootikumi resistentsus tekib inimesel või bakteril. Ja minu poolelt esialgu siis kõik. Ja, suur aitäh teile esinemise eest ja ma mõtlen selle peale, et teie oma töös olete lektor. Kuidas te selle teadmise ühe lausega annaksite edasi, kui näiteks tuleks pressist keegi ja paluks pealkirja? Me elame pealkirjade ajastul, tihti libistame pealkirjadest läbi. Kui teie esinemisest tuleks teha ühe lausega pealkiri, mis see võiks olla? No lihtsalt inimeste antibiootikumide alane teadlikkus vajab täiustamist. Hästi. Suur aitäh teile sellest. Inga, teie esinemine oli hästi kaasahaarav ja hästi mõjus. Öelge, kas digiruumis nüüd loenguid tehes kombineerituna praktiliste töödega, mida sealt olete õppinud, mida olete kogenud või taibanud sellist, mida täna siin kuulajatel edasi ka jagada? No see, mis peaaegu kõikidel meil on suureks probleemiks ja mida ka Ulla välja tõi, et nagu ise endale musta ekraani ees räägid on päris omapärane. Ütleme niimoodi. Ja, et ma mäletan ühe professori Susan Davidsi sõnasid, kes ütles, et kõneledes kuuled iseend, et alati, kui paned häälega oma mõtte käima, hakkad aru saama, mis see vastus on. Et kas siis praegult on jõudnud kätte ajajärk, kus õppejõud on hakanud iseendale rääkima? Ja see esinemiste paradoks, et kui esinemiste ajal kardetakse pigem esinejaid ja öeldakse, et mul on hirm, kes saalis on asetnunud hirmuga, et aga mis siis, kui ühtegi silmapaari vastu pole rääkimas? Mõnes mõttes küll seda, aga samas ilmselt inimene harjub kõigega, et öeldakse siin, kui musta huumorit teha, et isegi poomisega, et nagu natuke siputab ja siis jääb vait, on ju. Vabandust. Aga ilmselt me harjume sellega ka, et me räägime ise endale, on ju, ja ilmselt
ma ei tea, kuidas me siis oma õpetamisoskusi parandame, kui keegi meile nagu tagasisidet ei anna. Aga eks me saame siis hiljem ennast üle vaadata rohkem. Ehk et see minu meelest, kui rääkida vaktsineerimisest, siis massvaktsineerimine, iseendas video esinemiste tagasi nägemisena ja tagasi õppimisena on küll olnud midagi, mis on olnud ilmselgelt mõju omav. Ja minu viimane küsimus on teile, et mis te arvate, kui palju on lektori töös teil sõnu eesti keeles kasutusel? Ei kujuta ette. Ma tõesti ei kujuta ette. Ma arvan, et ikka mõned 10 000 vast on. Eesti keele filoloogid on siis kirjeldanud nii, et eesti keelevaras võiks olla, kuna kõik uudis-unarsõnad, liitsõnad, enam kui 1 miljon sõna. Aga et kõrgharidusega täiskasvanud inimese sõnavara umbes 48 kuni 50 000 sõna. Ma usun, et lektori töös kindlasti on sõnavara suurem ja jääb sinna 100 000 sõna juurde, aga mõnikord pole neist sõnadest kasu, kui nendele sõnadele tähendust leida ei oska. Aitäh, et teie andsite meile võimaluse just antibiootikumidega seonduva tarbimise osas näidata just seda tähenduse välja selleks, et sealt minna edasi. Ja meie poolt kingitus läbi teaduse teed head. Aitäh teile! Aitäh!